Pühapaikade jätkusuutliku haldamise suunised Aave Annist. Tere päevast! Mina olen Aave Annist ja mina töötan sihtasutus Hiitemaja projektijuhina. Ja projekt, mida mind kutsuti Hiitemaja juhtima, kandis pealkirja, ikka annab pealkirja Ancient Cult Sites for Common Identity on the Baltic Sea Coast. Eesti keele panduna võiks siis olla iidsed pühapaigad kui ühise eneseteadvuse loojad Läänemere rannikul. Ja projektis oli mitmeid partnereid, enamus neist Lätist, üks Riiast, üks Eestist, Eestist siis Hiitemaja sihtasutus. Projekti eesmärk oli üsna pikk, loen selle ette, ehk siis pühapaikade alase teadlikkuse tõstmine, pühapaikade kaitse- ja halduspõhimõtted väljatöötamine ning koostöös kohalike inimeste, omavalitsuste ja turismiarendajatega jätkusuutliku mudeli koostamine valitud pühapaikade avamiseks turistidele ehk külastajatele. Niiviisi. Nagu näete, siis looduslike pühapaika definitsioon on natuke teistsugune, kui Eestis harjunud ollakse. Ja see on niiviisi sellepärast, et see pidi vastama kõikide rahvusvaheliste partnerite ootustele ja huvidele. Projekt on tänaseks kestnud 2 aastat ja järel on veel 6 kuud, ehk siis nagu isegi aru saate, siis enamus tegevusi on tänaseks kas lõppenud või siis lõppemisjärgus, et oleme jõudnud siis üsna finaali. Ja üks neid tegevusi, millega me siis pikalt vaeva nägime ja mis tänaseks on siis lõpetatud, on pühapaikade kaitse ja haldamise suunised, mille eesmärgiks oli määratleda võimalused ja peamised tegevused, mille abil saab kaasata looduslikke pühapaiku kohalike kogukondade arendamisse. Et teema oli üsna keeruline, eelkõige seetõttu, et tegemist ei olnud ainult Eesti paikadega ja Eesti ekspertide ja uurijatega, kellega tuli nõu pidada, vaid dokument siis valmis koostöös lätlaste ja rootslastega. Ja siinkohal siis tuleb kindlasti rõhutada, et need suunised ei saagi olla kellelegi kohustuslikud, need on järgitavad vaid vabatahtlikult, kuid samas tõesti koostatud heas usus, et praegu Eestis kehtiva õiguskorralduse raames huvigrupid, kes tegelevad pühapaikadega, kes võivad olla siis maaomanikud või kohalikud kogukonnad või pühapaikade eestkostjad, omavalitsused, lõpuks arendajad, et nad siis leiaksid endast selle hea tahte, et leida suunistest abi pühapaikade heaperemehelikuks haldamiseks ja kasutamiseks. Nii. Et räägin siis suunistest natukene lähemalt, et suunised on selline umbes 30 lehekülge pikk dokument, mis on jaotatud mitmesse ossa. Kõigepealt antakse ülevaade pühapaikade olukorrast Lätis, Eestis ja Rootsis. Antakse ülevaade sellest, millised pühapaigad üldse on, kuidas nad jagunevad, et on siis erinevad pühapaigad vastavalt sellele, kuidas neid kasutatakse, kes neid kasutab, millal kasutab, kus nad asuvad. Räägitakse uurimisest ja kaitsest, et nende teemadega on kõikjal üsna ühtemoodi, et uuritud on pigem episoodiliselt, uuritud on liiga vähe ja kaitsega on siis nõnda, et nagu äsja ka kuulsime, siis pühapaikadena, vähemalt Eestis ei ole kaitsel ühtegi pühapaika, küll aga on paljud nendest kas loodus- või muinsuskaitse all. Kasutamisega leidsime ka suuri erinevusi vaadeldud riikide korralduses, et kui Eestis on mitmed pühapaigad siiani aktiivses kasutamises, siis Rootsis ja Lätis paraku see enam nii ei ole, et tegemist on tõesti siis ajalooliste paikadega, mis elavast kasutusest on väljas. Ja paari sõnaga ka õiguskorraldusest, siis kõikides riikides kehtivad rahvusvahelised lepped, mis näiteks
ÜRO põlisrahvaste õiguste konventsioon või vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon, aga kõikjal kehtivad siis erinevad siseriiklikud õigusaktid, et mida võrreldes siis tundus, et kõige paremini läheb pühapaikadel Rootsis, kus kohal muinsuskaitseseadus kohaldub ka vaimsele kultuuripärandile ehk siis pärimusega või põlisusundiga seotud paikadele. Ja halduse korraldamist räägin natuke pikemalt, sest see on siis see, milleks need suunised tehtud said, et kui siiani on pigem olukorra kirjeldus, et siis nüüd tulevad meie soovitused. Niiviisi. Et pühapaikade haldamiseks on välja pakutud siis terve rida erinevaid viise ja vahendeid. Kõigepealt uuringut, et pühapaikade kaitse ja haldamine peaks kindlasti toetuma siis teadmistele, ajakohastele ja tõestele teadmistele. Ja selleks, et pühapaika võimalikult kohaselt kaitsta, peab siis olema ka teada, millega meil tegu on. Et seetõttu on mõttekas siis kõigepealt ette võtta iga konkreetse pühapaiga puhul olukorra kirjeldus, et tuleb ära kirjeldada, millise paigaga on tegu, et teada, kuidas seda kaitsta ja kuidas seda hallata. Siin on nimekiri nendest asjadest või nendest omadustest, mida iga pühapaiga puhul tuleks arvesse võtta, et kõigepealt siis asukoht ja pühapaigaga seotud väärtused, et need võivad olla erinevad, kas siis näiteks kaitstav kooslus, kaitstav liik või ka etnograafilised, arheoloogilised väärtused, samuti inimesed, kes on seotud pühapaikadega, nendeks võivad olla eestkostjad, keda siis seovad paikadega peamiselt ajaloolised või tõekspidamised või kasutavad siis paika selleks, et läbi viia oma usutavasid. Lisaks kuulub maa sageli kellelegi, tuleb siis määrata ära see, kellele maa kuulub, kuidas seda kasutatakse, kuidas seda on kasutatud ja kas maal on näha inimtegevuse jälgi, kas praegusi või ajaloolisi, ning samuti siis rääkida sellest, kuidas on pühapaik hetkel õiguslikult määratletud, et võib-olla ta on siis looduskaitsel, võib-olla mõne muu raamistiku sees. Halduse kavandamine, et kui olukord on kirjeldatud ja kõikidele nendele eelmistele küsimustele vastatud, siis saab hakata kavandama pühapaiga haldamist. Et nende küsimuste juures on peamiseks võtmesõnaks jätkusuutlikkus, sest see jätkusuutlikkus on kogu selle dokumendi üks peamisi võtmesõnu ja kogu selle programmi üks peamisi võtmesõnu. Ja see tähendab siis seda, et pühapaikade haldamine ja kaasamine muu hulgas, mitte ainult turismiks, peab toimuma viisil, mis ei kahjusta seal olemasolevaid väärtusi. Et kõige vähem siis muidugi on soovitav olukord või absoluutselt ei ole soovitav olukord, kus kohal pühapaik avatakse ja need väärtused, mille pärast inimesed sinna lähevad, siis mingil moel saaksid kahjustatud. Ja siis meie eesmärk on pigem see, et haldamine säilitab neid, hoiab neid, kaitseb neid väärtusi ja pigem loob neid juurde. Ja jätkusuutlikkuse all mõtleme seda, et tegevused, mida kavandatakse, oleksid võimalikud teostada ka 5 või 10 või miks mitte ka siis 50 aasta perspektiivis. Nii. Et järgmine peatükk oli turismipotentsiaali hindamine, mida ma ise pigem küll nimetaksin võimaluste hindamiseks, et iga pühapaika iseloomustavad mingid võimalused, mis annavad või ei anna siis tingimusi külastajate ja külastatavuse tõstmiseks. Et kõigepealt on siis taluvus, et see võib olla nii looduslik kui kultuuriline, et loogiline on see, et kuna looduslikud pühapaigad asuvad looduslikus keskkonnas, siis on seal omad tingimused, et võivad olla seal näiteks kaitsealused liigid või pinnas, mis ei talu suurt tallumist, et tuleb kindlaks määrata, milline on keskkonnataluvus, samuti kultuuriline, mis tähendab siis seda,
et avada ei saa näiteks paiku, kus on teada, et on olemas kultuuri kiitmise ja kaitse all veel ja mida seetõttu ähvardavad näiteks aardekütid. Sotsiaalne taluvus on kahetine, et ühelt poolt siis eestkostjad, kellest oli juba enne põgusalt juttu, aga samuti kohalik kogukond, et ehkki võib tunduda, et kohalik kogukond alati ja igal juhul ootab külalisi, kelle pealt teenida, siis see ei pruugi alati nii olla. Lisaks tuleb arvesse võtta halduslikke piiranguid ja kui praegu oleme rääkinud sellest, millised võimalused loob külastatavuse kasvuks paik või millised on paiga enda nõudmised, siis tegelikult tuleb arvesse potentsiaali hindamisel võtta ka seda, kas ja miks üldse inimesed oleksid nõus tulema. Eks, et enamus meist ilmselt teavad, et suur osa pühapaiku ei ole väliselt tavalisele turistile köitvad, et pigem on nende juures köitev nende tähendusväli ja samuti on suur osa nendest ka väga raskesti ligipääsetavad, et ei ole just palju inimesi, kes väliselt mitte atraktiivse paiga juurde oleksid nõus läbi Võsa pool tunnikest rassima või kauem, eks. Ja siis samuti asukoht, et on üsna loogiline, et kui ümbruskonnas asub teisi huvipakkuvaid kohti, siis on külastajad sinna kiiremad tulema ja kui pakutakse teenuseid, mis hõlbustavad eluolu ümbruskonnas, siis inimestel on seal lihtsam käia. Niiviisi. Ja nüüd siis soovitusi, et see on see osa, mis tuleb pärast seda, kui kõik eelmised osad on läbi käidud, et kuidas moodi siis üldsegi seda on võimalik kaasata ja kas on vajalik kaasata pühapaiku turismiteedesse. Et selleks siis tulebki arvesse võtta kõiki neid tegevusi, kõiki neid piiranguid, kõiki neid piiranguid, mida ma just äsja loetlesin, ja siis määrata kindlaks kõigepealt külastuskoormus ja siis mõelda sellele, et kui me hakkame üldse midagi arendama, siis millega meil tegu on, et kui looduslike pühapaikade puhul, nagu Muinsuskaitseameti juht just mainis, on tegemist ajalooliste looduslike pühapaikadega, et siis tuleb ka arendajatel meeles pidada, et vaja on säilitada üsna algupärane keskkond, et kui üldse on vaja tuua juurde tehisobjekte, mida sageli, eks ju, turismi arendamisel peetakse vajalikuks, et tuua juurde näiteks infotahvlid või viidad või prügikastid või mis iganes, et siis seda tegevus peab olema väga äärmiselt läbimõeldud. Soovitav on kasutada ainult looduslikke materjale ja näiteks prügikastide puhul mõelda ka sellele, et kas nad üldse paigaldada, kui korraldamata jääb näiteks nende tühjendamine, et kogu tegevus peab olema algusest lõpuni läbi mõeldud, mitte selline hurraaga peale lendamine. Jaa. Teavitamise all mõtlesime seda, et lisaks sellele, et teavitada külastajad, tuleb teavitada ka kohalikke huvigruppe, maaomanikke, omavalitsusi ja nii edasi. Ja turundus on muidugi selline sõna, mis tekitab kindlasti väga vastakaid arvamusi, aga siiski pidasin vajalikuks seda siin mainida, sest et pühapaikade turunduse puhul tuleb silmas pidada seda, et selle põhiline eesmärk peaks olema inimeste teadmiste süvendamine teemast, et nad suudaksid üldse saada piisavalt suurt elamust. Eks ju, et kindlasti olete ka ise kogenud, et mida teadlikumalt teemal läheneda, seda suurem on ka saadav elamus. Nii, ja siis lätlased uurisid ka välja, kes võiks olla üldse külastaja, kes pühapaika tuleb, et näete nüüd siis võimaliku külastaja profiili, selline keskmist kõrgema haridustaseme ja madalama sissetulekuga inimene tundub olevat, et üksireisja või siis ka perekonnaga reisja, mis tegelikult tundub ka üsna sobiv sihtgrupp ja tegelikult ka turundustegevusi tehes tuleks siis mõelda sellele, et mitte nagu mõelda sellistele bussiga massituristidele, vaid pigem just sellistele teemasse süvitsi minejatele. Ja siin on siis mõned väited, mis
pakuti küsitluses välja, millega siis paljud inimesed nõus olid, et lätlased siis lõpetasid oma veebiküsitluse ja uuringu sellise positiivse noodiga, et näha on, et inimesed, kes on huvitatud pühapaikadega seotud turismist, ongi inimesed, kes on seotud kultuuriturismiga või loodusturismiga ja kes juba ette suhtuvad pühapaikadesse keskmisest turistist lugupidavalt. Et ma lõpetan siin nagu lätlased, et jään sinna positiivsel noodile püsima. Siin on mõned lingid, et suuniste link on olemas ka teie mapis. Ülejäänud lingid on leitavad Maavallakoja ja Hiitamaja kodulehelt, et need siis, seal on siis failid, kus kohal on dokumendid, mis annavad rohkem infot pühapaikade haldamise ja arendamise kohta. Ja aitäh kuulamast! Aitäh ettekande eest! Kas on küsimusi? Aitäh, kui praegu küsimusi ei ole, läheme selle osa viimase ettekande juurde.